teinekord lihtsalt peab. Oi pljääd, siuksest kohast üles selle rattaga. 2 jala laiune ja ongi kõik. Nüüd on natuke aega mööda läinud. Mina olen nüüd tagasi selles Illi bussipeatuses, kust ma siis jätkan oma teekonda mööda Lätti. Et kõigepealt siit Värska poole ja siis juba suunaga Peipsi peale ja Peipsi äärt mööda siis niivõrd-kuivõrd äärt mööda ülesse. Eks vaatame, kuhu me täna jõuame. Igatahes Tetiks valmis. Ja mina ka. Vaatame siis, mis saab. Davai. See on juba jälle Teti moodi. Industriaalkompleks. Märk. Päris äge. Sigalad laudad. Siin läheb mudadeks ka. Ei lähe, väga ei lähe. Aga jah. Veel mitte vähemalt. Läheb kuskile jõe äärde alla. Ilus on see. See märk siin küll head ei tähenda. Vaatame. Siin on nii suurem langus, järsem langus. Ehk on tehtav. Vaat. Ma vaatan seda asja. Lihtsalt tuimalt sisse sõidan. No way. Oli vist täitsa mõistlik mõte tulla kõigepealt vaatama,
sest et see langus pole küll midagi erilist. Aga selle koha peal läheb see siin nii kitsaks, nagu 2 jala laiune ja ongi kõik. Noh, ikka pehme ka natukene, et ja siit kõrvalt on selline kerge, kena kukkumine, siit enam ratast kätte ei saaks. Ega teisel pool parem ei ole. Et ja hea, et see märk oli pandud, sest et noh, teinekord lihtsalt peab oma võimeid tunnistama endale või siis võimetust ja leida mingisuguse jõukohasema alternatiivi. Jah, nii on, sellepärast ei tasu kurvastada. Kus see koht mul oli, kus ma sisse tulin? No ei ole võimalik minna ju siuksest kohast üles selle rattaga. Ma panen siit edasi, siit on mingi rattarallirada läheb, matkarada, et läheb ikka paremini. Nüüd läheb huvitavaks, nüüd jõuame vana raudteetambi peale. Ma ei ole siukse pinnase peal sõitnud, kuidas siin on. Aga ei pläed. See on pärast. Saab sõita küll, aga kõige lihtsam ei ole.
tralli otsas. Nii palju seda õudust veel on. Ma arvan, et siin ristub, aga siit läbi nüüd alt tee. Hoog üles saame, aga okei. See oli nüüd kõige raskem asi, mis ma tetil teinud olen. Aga ära tegin, raisk. Ära tegin. Ja mul on hea meel, et ma selle ära tegin, sest et mul hakkas vahepeal, kui ma siin ühe ja teise koha vahele jätsin, siis hakkas tunduma, et äkki ma muudan selle teti enda jaoks liiga lihtsaks, et lasen mööda mingi kruusateisid ja siis nagu ei olegi nagu sellist feelingut. Aga mööda seda kiviklivust raudteetammi tulekut sellega sai naha korralikult märjaks ikka. See oli äge, see jääb meelde. Vaatame, mis ees ootab veel. Siin on tšeki küüb. Midagi sellist. KLR on siuke ikka mõnus traktor. Paned esimese käigu sisse ja podistad rahulikult. Läheb läbi küll. Ega ma väga hea veel selles ei ole, aga mida rohkem. Wow, yeah! Teeti esimese päeva õhtu. Täna sai söödetud mingi 12 tundi järjest. No mis järjest, aga kokku või. Ühesõnaga mingi hommikul 9 alustasin ja õhtul 9 lõpetasin. Praegu on mul siin lõkke põleb. Põhitoidus siukesse rännaku grillvorst. Just kõige tervislikum amps
aga loogika on selles, et iseenesest on neid süüa ka siis, kui tuld teha ei õnnestu. Et saab tuld teha, teed soojaks, ei saa tuld teha, kõlbab ka külmana.